Tere hommikust ja mõnusat algavat töönädalat kõigile. Olen taas kord autos, mitte veel tahvli ees, küll ma jõuan sinna tahvli ette ka. Aitäh kõigile tagasiside eest. Päikseprillid võtsin peast ära ja peatasin korraks autoga tee ääres, et teile silma vaadata. Tänaseks või selle nädala teemaks, millel ma tahan mõtiskleda ja loomulikult olete kõik valmis mind selles teemas kaasa aitama ja tagasisidet andma, on müük ja teenindus. Ma kirjutasin 2 paberilehele 2 sõna, mis käivad ülitihedalt kokku. Esmalt müük ja teisalt teenindus. Kui te teete väikest ettevõtmist või olete ise oma ettevõtte ainukene töötaja, siis need 2 ringi peaaegu et kattuvad ja tavaliselt kattuvadki. Ehk siis see tähendab seda, et need on täielikult ühes ringis. Teie teete müügi ja tagate ka teeninduse kuni selleni, millal siis teie klient saab toote või teenuse enda kätte ja on siis sellega rahul või ei ole rahul. Nüüd, kui te töötate suuremas tiimis, siis teenindusel on veel päris palju lülisid. Olgu see siis tootmine, olgu see siis ladu, olgu see siis paigaldustiim. Selle ei ole erilist vahet, aga mis on asja point, et need ringid hakkavad natukene üksteisest välja tulema ja võimalik, et nad jõuavad üksteisest nii välja, et see ühisosa, mis nende 2 ringi vahel on imepisike. See tähendab seda, et mis on müügi eesmärk? Müügi eesmärk on leida kliendile parim võimalik sobiv toode või lahendus. Selle eelduseks, et te olete iseenda toote või teenuse täielikult iseenda jaoks ära ostnud. Ehk te olete endas kindel, et see teenus või toode on hea ja siis te suudate seda alles pakkuda nagu kliendile 100%. Nüüd, mis on teeninduse eesmärk? Teeninduse eesmärk on panna inimest või klienti ennast erilisena tundma. Ja kui sa nüüd küsid, et see ühisosa läheb suurest tiimis aina väiksemaks, siis kuna müük alustab protsessi, vahepeal tulevad teeninduse lülid ja teeninduse lülides ei saa sina garanteerida, kuidas on alati neid pakkuvate inimeste kvaliteettuju ja mis iganes veel, mis seda mõjutab, siis müük ka lõpetab selle. Ehk siis müük lõpetab ka müügi. Ja miks ma seda räägin, on see, et kõige lihtsam müük on olemasolevale kliendile järelmüük. See tähendab seda, et te olete mingi toote või teenuse talle juba maha müünud ja nüüd kas ta on sellega rahul või ei ole rahul, siis on teil võimalik talle veel juurde müüa, see on kõige lihtsam. Kui te küsite kliendi käest, et hei, meil oli suurepärane koostöö, et kuidas oleks, kas teil on huvi koostööd jätkata, midagi veel osta, siis ta vastab teile 3 võimalikul viisil. Variant A, jah, mul oli meeldiv koostöö teiega, ma olen kõigega rahul, ma soovin teilt veel osta. Variant B, jah, kõik oli tore, aga sa saad ise ennast aru, et ta ei räägi sinuga enam kunagi. Ja variant C, pool oli tore, pool teenindusest oli tore, aga on ka arenguruumi ja klient on valmis jagama seda arenguruumi. Ja nüüd sinul müügiinimesena on see kõige olulisem roll ettevõttes, sest et sina saad lõpus küsida kliendilt, kas see, mida ta koges, oli väärt või mingi lüli vajab parandamist, sest mitte keegi teine seda tavaliselt ettevõttes ei küsi. See lihtsalt on niimoodi. Kõik lähevad oma eluga edasi, müügiprotsess lõpeb, klient on rahuldatud, korras, juhtum suletud, järgmine juhtum. Ja nüüd, kui sina hakkad seda lisamüüki tegema, siis seda on tegelikult juba hea küsida kohe protsessi lõpus. Ja ma olen seda väga palju teinud ja ma olen ka väga palju kehva tagasisidet saanud. Selles mõttes, nii isegi enda minu kui fototeenuse esitaja või edastajale ja kui ka teistes ettevõtetes, et see lüli ei töötanud või see lüli ei töötanud või see lüli ei töötanud. Seega, minu soovitus teile, kui müük on tehtud, küsige kliendilt, kuidas ta teenindusega rahule jäi. Ja te võite avastada selliseid kitsaskohti, mis ei tule mitte kunagi muidu välja ja teil isegi pole nõrka aimugi, et need takistavad teie lisamüüki või ütleme, halvendavad teie teenuse kvaliteeti. Ja kui sellest vestlusest need välja tuleb, siis te saate neid parandada, lihvida ja küsida tagasisidet uuesti. Seega, lisamüük on kõige kergem müük, ehk siis olemasolevale kliendile uuesti müüa, aga selle eelduseks on hea teenindus. Ja seisame siis kõik hea teeninduse eest. Aitäh teile ja mõnusat nädalat!